Tere! Minu nimi on Raul Parts, mina olen Tartu Ülikooli majandusteaduskonna majanduspoliitika nooremteadur ja olen siin täna selleks, et rääkida Euroopa päeva raames sellest, kuhu läheb Euroopa raha, milline on Euroopa Liidu eelarve tõukefondide mõju Eestile ja teeme selle kohta siis ülevaate järgnevas loengus. Millest me siis täna konkreetsemalt räägime? Räägime sellest, milleks üldse Euroopa Liidul oma eelarve. Selgitame, miks riigid on ühises rahastamises kokku leppinud. Vaatame, et sellel on seos lisandväärtusega ja solidaarsusega. Teeme kerge ajaloolise rännaku. Vaatame, kuidas sai põllumajanduskesksest eelarvest tänaseks innovatsiooni ja julgeoleku mootor. Räägime praegu kehtivast eelarvest, selle reeglitest ja sinna juurde kuuluvast taastepaketist. Vaatame ka tulevikku ehk eelarveperioodi 2028 kuni 2034, millised suured reformid ja uued prioriteedid ootavad meid ees vastavalt Euroopa Komisjoni värsketele ettepanekutele. Ja vaatame ka Eesti fookust, kuidas see kõik mõjutab meid, meie investeeringuid, töökohti ja milline on meie roll otsustajatena, mis puudutab Euroopa Liidu eelarvet. Ja võime öelda, et Euroopa Liidu eelarve ei ole lihtsalt raamatupidamine. Tegemist on poliitiliste prioriteetide peegeldusega. Eelarve ise siis. Eelarve maht Euroopa Liidus on umbes 1% liikmesriikide kogutulust. See on küll väike osa, aga sellel on väga suur mõju. Ja tegemist ei ole lihtsalt sellise suure kuhja rahaga, vaid see on kokkulepe. Et Euroopa Liidu liikmesriigid on kokku tulnud, pannud seljad vastakuti, et teha asju, mida ükski riik üksi ei suudaks teha. Ja oluline on meeles pidada, et tegemist on investeeringute eelarvega. Erinevalt näiteks Eesti riigieelarvest, kus suur osa läheb pensioniteks ja palkadeks, läheb Euroopa Liidu eelarveraha peaaegu täielikult arengusse. Tegemist on tööriistaga, millega me ehitame ühist tulevikku. Vähendame vahesid riikide vahel ja reageerime kriisidele, mis meid kõiki puudutavad. Ning viimastel aastatel üha olulisem. Euroopa Liidu eelarvel on 3 peamist eesmärki. Juba mainitud ühtlustamine ehk majanduslike vahede vähendamine rikkamate ja vaesemate liikmesriikide vahel, siis arendamine. Tehakse projekte, mis oleks liikmesriikidele üksi liiga kallid teha. Olgu need seotud innovatsiooniga või siis näiteks suurtaristuga. Ning samuti kriisidele reageerimine. Ehk ühine reageerimine erinevatele ootamatustele. Ja siinkohal on märk sõnaks Next Generation European Union, millest me hiljem ka lähemalt räägime. Kogu põhimõte on selles, et luua pakkumispoolset lisandväärtust, mida riigid üksi ei saavutaks. Euroopa Liidu eelarve kujunemine. Nagu mainitud, on see strateegiline ja solidaarne põhimõte. Me näeme sellel slaidil, et eelarve ei ole staatiline rahakott, vaid peegeldab tegelikult Euroopa poliitilisi prioriteete. Algusaastatel oli Euroopa suurim mure kõht täis saada, mistõttu läks peaaegu kogu raha põllumajandusse ja seda me saamegi nimetada põllumajandusajastuks. Ligi 70–80% eelarvest kulus ühisele põllumajanduspoliitikale. Eesmärk oli tagada toidujulgeolek ja toetada maaelu pärast laastavat teist maailmasõda. Aja jooksul saadi aru, et ainult toidust ei piisa. On vaja, et kõik regioonid areneksid ühtlaselt, mis tõstis au sisse seda, mida me teame struktuurifondidena või tõukefondidena. 1990. ja 2000. aastatel oli ühtekuuluvuse ja laienemise ajastu. Ehk fookus nihkuski struktuurifondidele selleks, et aidata järele vaesemaid piirkondi. Alguses ehk Hispaania, Portugal, Iirimaa, hiljem Ida-Euroopa, sealhulgas Eesti. Eelarve muutus samas tööriistaks ühtse turu loomisel. 2010. aastad kuni tänapäev seda võiksime nimetada kui moderniseerimise ja kriiside ajastuks. Mees seisavad täiesti uued väljakutsed, olgu selleks digipööre, kliimamuutused ja ka turvalisus. Seetõttu me näeme, et traditsioonilised toetused vähenevad ja raha liigub juba mainitud pakkumispoole arendamisse, teadusesse ja nutikatesse lahendustesse.
2020. aastal loodud taastekava ehk Next Generation EU on ajalooline samm, sest Euroopa Liit hakkas ühiselt laenama, et finantseerida majanduse kiiret ümbertegemist. Põllumajandusosakaal on tänapäevaks langenud kuskil 30%. Rõhk ning kasvav rõhk on teadusel innovatsioonil, keskkonnal ja välispiiride kaitsel. Siin slaidil te näete siis Euroopa Liidu eelarvet täna. See on siis praegu kehtiv Euroopa Liidu pikaajalise eelarve struktuur. Kokku on see natukene üle 2 triljoni euro, millele lisandub Ukraina reserv kuskil 100 miljardit eurot. Olen teile alla pannud ka lingi, et kui te lähete Rahandusministeeriumi kodulehele, saate te kõik seda lähemalt vaadata. $2,018 triljonit eurot, mis moodustab tänase eelarve, jaguneb sisuliselt 2. Üks on MMF ehk pikaajaline 7-aastane Euroopa Liidu eelarve, millele lisandub juba mainitud Next Generation EU Euroopa Liidu taastepakett, mis on kuskil 800 miljardit. Mida sellest siis rahastatakse? Kõige olulisem osa, mis ühindab Euroopa Liidu väärtustega, on ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja meie ühised demokraatlikud ja liberaalsed väärtused. See on suurim osa Euroopa Liidu eelarvest. Väga suur märkimisväärne osa läheb ka loodusvaradele ja keskkonnahoiuks. Siin on peamiselt ühine põllumajanduspoliitika ja ka merendus. Kolmandaks saame välja tuua ühitse turu, innovatsiooni ja digivaldkonna. Siia kuuluvad näiteks teadusprogramm Horizon Europe ja erinevad taristuprojektid. Samuti panustatakse Euroopa Liidu eelarvest naabruspiirkonda ja maailma ehk välisabi ja arengukoostöö. Osa raha läheb ka Euroopa Liidu avalikku haldusesse. See on tegelikult see, mis on institutsioonide ülalpidamine, kuskil 4–6% kogu eelarvest. Ränne ja piirihaldus tegeleb välispiiride kaitse ja rändepoliitikaga ning samuti julgeolek ja kaitse. Tegemist on Euroopa Liidu kaitsefondi ja sõjalise mobiilsusega. Eesti saab praegusel perioodil Euroopa Liidult umbes 8,5 miljardit eurot, millest umbes 3,4 miljardit läheb majanduse arendamisse, ligikaudu 2 miljardit põllumajandusse ning ülejäänud umbes 3 miljardit aitab majandust uuendada ja liikuda kõrgema lisandväärtusega tegevuste suunas. Võime öelda, et Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ehk cohesion policy koos taastepaketiga moodustavad üle poole kogu Euroopa Liidu rahast, mis teeb sellest Euroopa Liidu kõige olulisema majandusliku hoova. Liikudes edasi Next Generation EU juurde, mida juba on mainitud, on tegemist rohkem kui lihtsalt abi ja suvalise tööriistaga. Selle peamine osa on taaste- ja vastupidavusrahastu, mis jaguneb omakorda 2. Raha jagatakse riikidele toetustena ja laenudena. Ja selle juures on ka väga oluline uus tingimuslikkus. Erinevalt tavalistest tõukefondidest peavad riigid raha saamiseks ellu viima konkreetseid reforme, näiteks Eesti puhul digi- ja rohepööre. Selle eesmärk on muuta Euroopa majandus rohelisemaks, digitaalsemaks ja kriisidele vastupidavamaks. Võime öelda, et üle poole Next Generation EU eelarvest läheb uutele prioriteetidele, nagu teadus- ja arendustegevus, kliimakriisidega võitlemine ja digitaalne pööre. Umbes 1/3 läheb otseselt kliimakriisidega võitlemiseks ja umbes 20% läheb Euroopa digitaalsele pöördele. Kui me vaatame seda, kust tuleb Euroopa Liidu raha, tuleb see päris mitmest erinevast allikast. Peamine osa eelarvest tuleb liikmesriikide osamaksest. See on peamine tuluallikas kuskil 70%. Tegemist on liikmesriikide poolt makstava summaga, mis sõltub nende majanduse suurusest. Selline lähenemine tagab, et rikkamad riigid panustavad rohkem ja eelarve on alati tasakaalus. Samuti tuleb raha Euroopa Liidu eelarvesse tollimaksudest ehk Euroopa Liidu välispiiril kogutavad maksud kaupadelt, mis saabuvad väljaspoolt Euroopa Liitu. Liikmesriigid jätavad endale sellest umbes 25%
ja ülejäänud osa läheb Euroopa Liidu ühisesse eelarvesse. Samuti tuleb raha käibemaksust. Iga riik annab väikese osa, kuskil 0,3% oma käibemaksutulust Euroopa Liidu ühisesse eelarvesse. Lisaks on alates 2021. aastast ka täiesti uus tuluallikas ja selleks on plastipakendimaks Euroopa Liidu liikmesriikidest. Selle kohaselt maksavad riigid 0,8 eurot iga kilogrammi ringlusesse võtmata plastipakendi jäätmete pealt. Nii et kui pudelid visatakse metsa alla, mitte ei viia taaskasutusse, tuleb Eesti riigil sellest Euroopa Liidu eelarvesse maha raha maksta. Kogu eelarvesüsteem on disainitud selliselt, et see oleks ennustatav. Ja selleks on juba mainitud kogu rahvatulul põhinev osamakse tasakaalustaja. Kui teised tulud, näiteks tollimaksud langevad, suureneb iga liikmesriigi põhine osamakse. See tähendab seda, et kõik lubatud kulud saaksid kaetud. Käesoleval slaidil te näete Euroopa Liidus netomaksjaid ja netosaajaid. See on siis 2024. aasta seisuga. Netomaksjateks on riigid, kelle sissemaksed eelarvesse on suuremad kui neile tagasi tulevad toetused. Te näete, et kõige suurem netomaksja on Saksamaa. Samuti maksab märkimisväärse osa Euroopa Liidu eelarvesse Holland, Prantsusmaa, ka Põhjala riigid, aga ka näiteks Itaalia ja Iirimaa. Teisteks riikideks on netosaajad. Need on riigid, kes saavad investeeringute ja toetustena rohkem raha, kui nad ise sisse maksavad. Suurim saaja on Poola, ka Eesti on netosaaja, suurteks saajateks saab veel liigitada Kreeka, Ungari, Portugali, Tšehhi ja teised väiksemad Ida- ja Kesk-Euroopa liikmesriigid. Kui me vaatame Eesti positsiooni käesoleval eelarveperioodil, siis Eesti maksab sisse kuskil 2,6 miljardit eurot. Ja nagu mainitud, saame me toetustena kuskil 8,5. Seega saame öelda, et meile on see väga kasumlik tehing ning saame tagasi ligi 3 korda rohkem raha, kui ise sisse sinna paneme. See on see, mida me saame öelda, et on Eesti majandus- ja sotsiaalse arengu kiirendi. Vaatame ka Euroopa Liidu eelarve kavandamist ja liikmesriikide rolli selle juures. Peamine osa on Euroopa Liidu pikaajalisel finantsraamistikul, lühendiga MMF. Tegemist on 7-aastase strateegiaga, mis määrab kulutuste ülempiirid valdkondade kaupa. Ja kogu protsess algab selliselt, et kõigepealt Euroopa Komisjon koostab esimese eelarve muustandi. Nad vaatavad, millised on Euroopa suurimad murekohad, olgu selleks kliima, julgeolek, teadus- arendustegevus või midagi muud. Ja siis pakub Euroopa Komisjon välja, kuhu ja kui palju tuleks raha investeerida. Tegemist ongi selle 7-ajalise plaaniga, mida me nimetame pikaajaliseks eelarve raamistikuks. Siis on vaja riikidel üksmeelt. See sõlmitakse Euroopa Nõukogus. Pikaajalise eelarve kinnitamiseks on vaja kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset nõusolekut ning igal riigil on ka vetoõigus. See tähendab seda, et toimuvad Euroopa Nõukogus niinimetatud Brüsseli öölahingud, kuna kõik 27 liikmesriiki peavad üksmeelele jõudma. Ka Eestil on vetoõigus ja seetõttu kestavad läbirääkimised väga pikalt ja mitmeid päevi, tihti hommikutundideni välja, kuna iga liikmesriik võitleb just nimelt oma huvide eest. Võib-olla tahab mingi riik rohkem põllumajandustoetusi saada, aga teine riik tahaks rohkem raha suunata näiteks raudteed ehitusse. Kolmandana saame välja tuua Europarlamendi rolli ehk demokraatliku kontrolli. Oma nõusoleku peab lõpuks andma Euroopa Parlament. Kui liikmesriigid vaatavad asja nii-öelda oma mätta otsast, siis parlament kontrollib, et raha teeniks kõigi Euroopa kodanike huve. Ning saamegi välja tuua, et liikmesriikide roll on siinkohal kriitiline. Läbirääkimised on tihti väga keerulised, kuna iga riik kaitseb oma huve. Olgu selleks põllumajandustoetused, uued kiirraudteed või teadus-arendustegevus. Ja me saame öelda, et tegemist on kompromisside kunstiga. Vaatame ka seda Eesti ja Euroopa arengu mõjutamine läbi eelarve. Oluline on pikaajalisel kindlustundel. Kuna eelarve lepitakse kokku 7 aastaks, on meil võimalik planeerida suuri ja kalleid projekte,
mis kestavad samuti väga pikka aega. Olgu selleks Rail Baltic, haiglate ehitus või üleriigiline kiire internet Eesti kontekstis. Riigieelarvest üksinda ei oleks võimalik selliseid projekte toetada. Ja Eesti roll on seejuures, et meie eksperdid ja poliitikud räägivad samuti kaasa, kuhu peaks Euroopa investeerima ja oma toetusi ja raha suunama. Tegemist on investeeringutega, mitte lihtsalt toetustega. Ilma Euroopa Liidu rahata oleks väga raske ette kujutada juba mainitud Rail Balticu ehitust või siis näiteks ka Eesti kontekstis suurte neljarealiste maanteede ehitust. Need on projektid, mis maksavad miljardeid eurosid ja mille kasu ulatub üle piirideks. Oluline on ka märkida seda, et me saame seejuures rikkamaks ja Eesti areng on kasulik ka teistele. Kui meie majandus kasvab ja on stabiilne, oleme paremad partnerid teistele riikidele ja suudame tulevikus ise rohkem ühisesse potti panustada. Ja see kõik annab meile stabiilsuse. Kui Brüsselis on kokku lepitud kindel summa 7 aastaks, ei pea me kartma, et iga kord, kui näiteks liikmesriigis valitsus vahetub, jäävad pooleli olevad suurprojektid rahata. See annabki majandusele kindlustunde. Samuti tuleb mainida, et me oleme osa suurest meeskonnast. Euroopa Liidust tulev raha suunab meid tegelema asjadega, mis on olulised kogu Euroopale. Näiteks puhas energia ja digitaalsed oskused. Kõik see teeb Eestist kaasaegse ja konkurentsivõimelisema riigi. Nüüd jõuame ka tuleviku vaate juurde. Ehk milline saab olema uus Euroopa Liidu 7-aastane eelarve perioodil 2028 kuni 2034. Ja siin te näete pilti pressikonverentsilt, kus siis Euroopa Komisjoni esinaine Ursula von der Leyen tutvustabki seda, milliseks peaks uus Euroopa Liidu eelarve kujunema. Saame öelda, et kogumaht on kuskil ikkagi sama, ligikaudu 2 triljonit eurot. Täpsemalt öeldes siis 1,26% Euroopa Liidu kogu rahvatulust. Küll aga on muutunud see, millised on uuel eelarveperioodil prioriteedid. Julgeolek on nüüd number 1. Kui varem oli eelarve peamiselt suunatud majanduse arenguks ja põllumajanduse toetamiseks, siis nüüd saab sellest palju rohkem ka julgeoleku tööriist. Me hakkame panustama palju rohkem ühisesse kaitsesse ja piirivalvesse. Ja see on siis tegelikult vastus praegusele maailmapoliitikale ja geopoliitilisele olukorrale. Ja tulenevalt julgeoleku olukorrast plaanitakse kaitsekulude hüppelist kasvu, mis oleks tulevikus kuskil 5 korda suurem, kui ta on praeguses perioodis. Samuti suunatakse väga palju rohkem raha konkurentsivõime tugevdamisse ja innovatsiooni. Investeeringud teadusesse ja arendustegevusse ja uutesse tehnoloogiatesse peaksid tagama selle, et Euroopa piirkonnana ei jääks Ameerikast ja Hiinast maha. Euroopa on mures, et me jääme tehnoloogiliselt järeljookseks. Uus eelarve peaks suunama massiivselt raha tehisintellekti arendamisse näiteks, puhastesse tehnoloogiatesse, sealhulgas biotehnoloogia arengusse. Eesmärk on, et Euroopa oleks koht, kus leiutatakse tuleviku asju. Seda, mida hakkaksid teised maailmas kasutama. Oluline on ka bürokraatia vähendamine, ehk põhimõte 1 riik, 1 kava. Praegu kurdavad liikmesriigid küllaltki tihti, et Euroopa Liidust raha taotlemine on liiga keeruline. 1 suund, 1 kava lähenemine tähendab seda, et Eesti lepib Brüsseliga kokku suured eesmärgid ja kui me need saavutame, saame ka raha kätte palju lihtsamalt. Tegemist on reformiga, mis peaks muutma asjaajamise kiiremaks ja vähendama bürokraatiat. Ja oluline on ka tulemuspõhisus. Raha ei maksta seejuures enam lihtsalt kulude katteks, vaid nagu mainitud tulemuste saavutamise eest. Kui reformi ei tehta, siis ka raha ei saa. Samuti on väga oluline ka laienemine. Euroopa Liit ja Euroopa Liidu eelarve seejuures peavad võimaldama ja valmis olema uute liikmesriikide, näiteks Ukraina või Moldova vastuvõtmiseks. Kes aga maksab tuleviku eest? Hetkel oleme juba probleemi ees. Liikmesriigid ei soovi oma kogu rahvatulu põhiseid makseid tõsta. Ja
Euroopa Komisjon on öelnud, et lahenduseks oleksid uued oma vahendid. Miks ei soovi riigid aga otsemakseid tõsta? Kui me küsiksime lihtsalt Eesti või Saksamaa käest rohkem raha, peaksid need riigid seda oma maksumaksjatelt rohkem küsima ja see ei ole lihtsalt siseriiklikult populaarne. Valitsused ei taha minna valimistel küsima maksumaksjate käest luba, et suurendada näiteks makse selleks, et Euroopa Liitu rohkem raha saada. Selleks on mõeldud välja uued põhimõtted. Esimene sellest oleks saastaja maksab. Euroopa Liidu strateegia on see, et eelarve täitub nii-öelda rohelistest maksudest, ehk kui näiteks mõni ettevõtte saastab õhku või toob Euroopasse kusagil mujal piirkonnas nii-öelda mustalt toodetud tooteid, siis ta peab sellest ka maksma. Ja see raha ei lähe enam mitte riigikassasse, vaid otse Brüsselisse ühiste asjade rahastamiseks. Selles on suur osa heitkogustega kauplemise süsteemil, ehk see juba mainitud saastaja maksab põhimõte. Teine osa, mis seda puudutab, on süsiniku piirimeede ehk maks toodetele, mis imporditakse Euroopa Liidu välistest riikidest, kus keskkonnanõuded on madalamad. Samuti on uue asjana välja pakutud suurettevõtete tulumaksupõhist osa. Rahvusvaheliste suurettevõtete kasumilt arvustatakse väike panus, mis liigutatakse ühisesse Euroopa Liidu kassasse. Tulemus on ka võimaluse korral plastimaks ja mõned teised uudismaksud. Näiteks on arutluse all praegu e-jäätmete maks või finantstehingute maksustamine. Ometi oleme juba tülide perioodil. Kui Euroopa Liit on välja pakkunud väga suure eelarve, kuid juba mainitud, et mõned liikmesriigid peavad seda liiga kulukaks ja ei soovi oma panust suurendada. Nendeks riikideks on antud hetkel näiteks Saksamaa, Holland ja ka Põhjamaad. Need on ajalooliselt väga tugeva eelarvedistsipliiniga maad ja nendele vastanduvad näiteks Itaalia, Hispaania, Portugal, Kreeka ja mõned Balkanimaad. Need riigid soovivad lõdvemaid eelarvereegleid. Nemad soovivad ka rohkem laenata ja sooviksid nii-öelda rohkem miinuses elada. Ja sellest tuleb ka kogu konflikti sisu. Riigid, parlament ja erinevad huvirühmad on kõik eri meelt. Ühed peavad eelarvet liiga suureks, teised aga liiga väikeseks või valesti jaotatuks. Näiteks soovitakse suunata ümber rahasid, mis lähevad põllumajanduse toetuseks, kliimakriisiga võitlemiseks või näiteks arvavad osa liikmesriigid, et tuleks toetusi suurendada Ukrainale, teised aga on sellele vastu. Ja sellest tulenevalt on meil tekkinud ka probleem, et Euroopa Liit peab samaaegselt rahastama nii uusi prioriteete, olgu selleks siis juba mainitud julgeolek, Ukraina toetamine, rohe- ja digipööre, maksma tagasi ka COVID-i laenu ja kõik see tekitab tugeva poliitilise ja rahalise pinge. Olen teile lisanud ka lingi Poliitikus avaldatud artiklile, mis on vabalt kõigile loetav, kuidas te näete, et Euroopas Saksamaa valitsus on juba astunud vastu Euroopa Komisjonile selles osas, mis puudutab ühtset Euroopa Liidu eelarvet. Nii, ja nüüd räägime natukene struktuuripoliitikast ehk struktuurifondidest või tõukefondidest. Antud slaidil te näete logo, mida kasutatakse kõikide Euroopa Liidu projektide juures, mis on Euroopa poolt kaasrahastatud. Olgu selleks mõni ehitatud maantee, linnaäärne kergliiklustee, renoveeritud koolimaja või korrastatud järvekallas. Alati lisatakse nende projektide juurde see konkreetne logo. Ja mõte on see, et inimesed näeksid, kuidas ja milleks ja kus Euroopa raha nende ümber kasutatakse. Struktuuripoliitika tuleb Euroopa Liidu toimimise lepingust artiklist 174. Selle tuumaks on solidaarsus. See tähendab seda, et me ei lase erinevatel äärealadel, nagu näiteks seda on ka Eesti, lihtsalt hääbuda, vaid investeerime nendesse ja aitame neid järgi. Tegevusena vähendatakse arenguerinevusi piirkondade vahel ja mahajäämust ebasoodsamates piirkondadeks. Ja miks seda kõike vaja on?
me saame öelda, et majandusteoorias nimetame me seda pakkumispoole poliitikaks. Kui me anname inimestele lihtsalt toetusi, et nad saaksid süüa osta, siis see on tegelikult lühiajaline nõudluse turgutamine. Struktuuripoliitika aga ehitabki erinevaid struktuure. Selle läbi me koolitame inimesi, tõstame nende oskusi, ehitame näiteks maanteid, toetame uute tehnoloogiate loomist ja arendamist. Ehk kogu mõte on muuta majandus pikaajaliselt tugevamaks, et mainitud piirkond saaks tulevikus ise hakkama. Ja me võime ka küsida, et miks turg seda ise ei tee. Ja vastus on siin küllaltki lihtne, et turul ja turul olevatel finantsvahenditel on kalduvus koondada sinna, kus on juba edukus ees. Olgu selleks Eesti puhul näiteks Tallinn või Saksamaa puhul München või mõni muu suurem piirkond. Seega struktuuripoliitika sekkub seal, kus turg veab alt. Ja seega peaks struktuuripoliitika tagama, et ka näiteks Eesti kontekstis Valgas või Ida-Virumaal oleksid meil kaasaegsed elutingimused ja konkurentsivõimelised töökohad. Kuidas siis struktuuripoliitika toimib? Kui me oleme kokku leppinud, et struktuuripoliitika on vajalik Euroopa Liidus solidaarsuse ja pikaajalise kasvu jaoks, peame me vaatama, kuidas see välja näeb. Ja me saame struktuuripoliitika sekkumised jagada laias laastus 2. Esimesed on horisontaalsed meetmed. Seda võib nimetada põhimõttena kõikide laevade tõstmine. Ehk siis, kui me muudame seadused lihtsamaks või parandame näiteks põhikooli hariduse taset, siis võidavad sellest kõik ettevõtted, piirkonnad tervikuna ja seal elavad inimesed. Ehk siis need on suunatud kogu majanduskeskkonna parandamisele. Juba mainitud haridussüsteemi taseme tõstmine, ühtsed konkurentsireeglid, aga näiteks ka juba mainitud bürokraatia vähendamine. Teiseks meetmeks on vertikaalsed meetmed. Need on justkui kirurgilisemad. Siin me ütleme, et näete, selles piirkonnas on tööpuuduse tase kõrge. Seega me suuname siia konkreetselt raha näiteks uue tööstuspargi ehitamiseks ja arendamiseks. Seega on tegemist suunatud abiga, et murda see vaesuse nõiaring, millest juba varem natuke rääkisime. Samuti on siin jälle oluline märksõna pakkumuspool. Ehk siis me ei anna inimestele lihtsalt raha, et nad saaksid rohkem tarbida ja seeläbi me suurendame nõudlust, vaid me anname nendele inimestele näiteks paremad teadmised ja parema taristu. Seega me anname neile võimaluse midagi pakkuda. Ehk siis see on ainus viis Euroopa Liidus, kuidas me saame millegi, mida me nimetame ka dünaamiliseks efektiivsuseks. Ehk me tekitame olukorra, kus majandus on piisavalt tugev, et uute kriisidega ise tulevikus toime tulla. Seega me elame praegu kriiside ajastul ja nende sekkumiste mõte on see, et kui peaks tulema tulevikus midagi uut, millele me praegu ei oska öelda, siis me ei peaks enam uuesti sekkuma hakkama, vaid piirkond, riik oleks ise piisavalt tugev, et sellega toime tulla. Seega ongi struktuuripoliitika eesmärk tugevdada pakkumuspoolt ehk luua tingimused, kus ettevõtted suudavad rohkem, paremini, efektiivsemalt toota erinevaid kaupa ja teenuseid. Nii et struktuurifondide abil luuakse tingimused, mille tulemusel erinevad piirkonnad on efektiivsemad ja konkurentsivõimelisemad. Nendes piirkondades elavad inimesed ja tegutsevad ettevõtted suudavad rohkem, paremini, efektiivsemalt toota erinevaid kaupu ja teenuseid. Toon siin ka välja peamised hetkel olevad struktuurifondid. Euroopa Regionaalarengu Fond. Selle alt toetatakse innovatsiooni ja taristut. Eesti kontekstis saame näiteks tuua Tehnopoli startup inkubaatori, Tallinn-Tartu 4-realise maantee ehitamise. Siis on meil Euroopa Sotsiaalfond, mis on suunatud inimestele, nende oskustele ja tööhõive suurendamisele. Eestis tehakse sotsiaalfondi alt erinevaid töötukassa koolitus- ja ümberõppeprogramme, et kui inimesed kaotavad töö, olgu selleks millised erinevad põhjused, aga näiteks Ida-Virumaa kontekstis, siis suunatakse inimesed, kes on võib-olla põlevkivisektori hääbumise tõttu tööta jäänud,
läbi Töötukassa koolitusprogrammide ümberõppele, et nad suudaksid tulevikus endale iseseisvalt uue töö leida. Ja samuti on ka ühtekuuluvusfond. Sealt alt rahastatakse näiteks suuri ja erinevaid keskkonna- ja transpordiprojekte. Eestis saame välja tuua Rail Balticu ja Narva ja Ida-Virumaa linnade keskküttevõrgu uuendamise. Heaks näiteks on mõned aastad tagasi algatatud Industrial Accelerator Act. Tegemist on siis Euroopa Komisjoni poolt algatatud meetmega ja põhimõttega, mille eesmärk on tugevdada Euroopa struktuuripoliitikat ja kiirendada rohepöördega seotud tööstusinvesteeringuid. Ja kuidas seda üritatakse saavutada, on loogika mõttes küllaltki lihtne. Lihtsustatakse ja kiirendatakse erinevaid lubade menetlusi, et oleks vähem bürokraatiat ettevõtetel. Suunatakse avalikud ja erasektori investeeringud strateegilistesse sektoritesse ja rakendatakse Made in European Union ja erinevaid madala süsiniku kriteeriume. Ja miks see on kõik oluline? See aitab vähendada sõltuvust välismaistest tarneahelatest, tõstab Euroopa Liidu konkurentsivõimet ja toetab meie majandusjulgeolekut. Kogu loogika seal taga on see, et näiteks Euroopa Liidus tegutsevad ettevõtted ei viiks oma teadus- ja arendustegevust, aga ka tootmist Euroopa Liidust väljapoole, näiteks Ameerikasse või Hiina, vaid et Euroopa Liidu ettevõtted teeksid investeeringud siia meie kodukanti. Ehk et kui me vajame midagi, mis on meile väga oluline, ei pea me seda väljast ostma ja olema teistest sõltuvad, vaid suudame ise neid asju toota. Seeläbi tõuseb meie konkurentsivõime ja ka suureneb meie julgeolek. Saame siin tuua näiteks mikrokiibid, mida Euroopa Liit tahab ise tuua, tahab ise toota, aga ka erinevad rohetehnoloogiad, olgu selleks päikesepatareid või siis tuulikute generaatorid. Kuidas siis struktuurifondid Eesti majandust muudavad? Ja need ei ole siis lihtsalt sellised kuluartiklid, vaid nagu mainitud, investeeringud majanduse pakkumispoolde. Ja kui 20 aastat tagasi oli Eestis väga vaja luua selline füüsiline vundament ehk sisuliselt asfalt ja betoon, siis täna me räägime struktuursest muutusest. Näiteks programm Nutikam Eesti. Tegemist on otsese sekkumisega, et meie ettevõtted ei teeks enam lihtsalt allhankeid, vaid arendaksid ise oma tooteid ja teenuseid. See on nüüd see, mida nimetatakse ka tootmisstruktuuri muutumiseks suurema tootlikkuse suunas. Me näeme, et rohelisem Eesti, mis rahastatakse ühtekuuluvusfondist, sealt on suunatud tegevused energeetika ja transpordi ümberkorraldamiseks, mis vähendab majanduse ressursimahukust ja tõstab ettevõtete ja majanduse efektiivsust. Samuti saame rääkida ka sotsiaalsemast Eestist. Tegemist on elukestva õppega ja oskuste arendamisega. Tegemist on nüüd siis inimkapitali pakkumispoole tugevdamisega, et tööjõud vastaks uue majanduse vajadustele. Inimesi on vaja ümber koolitada selleks, et nad saaksid tulevikus paremini hakkama ja neil oleks leida ka tööd. Ja see tulemus on, et fondid on aidanud Eestil vältida laias laastus keskmise sissetuleku lõksu, pakkudes vahendeid, mida riigieelarve üksi ei kataks. Ja ESF-i pluss poolt rahastatav sotsiaalsem Eesti on väga oluline programm, kuna Eesti jaoks on suurim ressurss meie enda inimesed ja tehtavad koolitused, sotsiaalvaldkonna uuendused on kõik vajalikud selleks, et ühiskond suudaks erinevate tehnoloogiliste hüpetega kaasas käia. Me valmistame inimesi ette töökohtadeks, mida võib-olla isegi praegu veel olemas ei ole. Seega on Eesti kasutanud struktuurifonde kui majanduse kiirendit. Me oleme liikunud odava tööjõuga maast tehnoloogiariigiks just tänu sellele, et oleme suunanud vahendeid valdkondadesse, kus turg üksi ei suudaks ja ei tahaks sekkuda. See ongi nüüd see, mida me saame jälle nimetada pakkumispoole kujundamiseks. Ja siin te näete ka taaskordselt Rahandusministeeriumi kodulehelt võetud graafikut sellest,
kuhu ja kuidas Euroopa Liidu eelarvest Eestis raha suunatakse. Me näeme, et suurim osa läheb meil hetkel nutikama Eesti programmi, peaaegu sama suured on sotsiaalsem Eesti, rohelisem Eesti ja siis tuleb juurde ühendatum Eesti, õiglane üleminek ja inimestele lähedasem Eesti. Ja kellel on huvi, saab minna Rahandusministeeriumi kodulehele ja ise konkreetselt vaadata, mida ja milleks meil raha kulutatakse. Me saame neid asju, mida Euroopa Liidu rahade eest tehakse, nimetada ka eurotegudeks. Ehk siis tegemist on struktuuripoliitika käega katsutavate tulemustega. Ja mõned aastad tagasi, nagu te seal Postimehe lingilt saate vaadata, valiti ka Eesti parimad euroteod. Ja selle mõte on see, et see poliitika ja need fondid ei eksisteeri kusagil kaugel Brüsselis. Need on kõik siin samas meie keskel. See on viis, kuidas Eesti on kasutanud Euroopa Liidu vahendeid, et rabeleda välja odava tööjõu lõksust ja saada nutikaks teadmuspõhiseks majanduseks. Seega me oleme oma majanduse struktuuri muutnud. Parimaks euroteoks valisid inimesed ESF Plussi programmist valminud Käopesa perekodu. Ja tegemist ei ole lihtsalt ehitusprojektiga, vaid investeeringuga inimkapitali. See muudab sotsiaalhoolekande struktuuri püsivalt inimesekesksemaks ja tõhusamaks. Teiseks näiteks olen valinud S-Cube 2. Tegemist on tehnoloogilise muutusega praktikas. See liigutab Eesti majandust väärtusahelas ülespoole, luues meie keskel uusi oskusi ja teadmuspõhiseid töökohti. Euroopa Liidu toetuste abil on rajatud erinevaid tööstusparke ja ka sellised asjad annavad ettevõtetele võimaluse hakata tootma keerukamaid ja kõrgema lisandväärtusega tooteid, mida ehk varem ei olnud võimalik siin teha. On toetatud ka erinevate teadus- ja arenduskeskuste loomist, mille läbi saab arendada ettevõtetele ja ülikoolidega koostöös uusi tehnoloogiaid ja tooteid. Ja see tingib kõik selle, et Eestis tegeletakse üha rohkem teadmiste ja innovatsiooni loomisega. Nii, kokkuvõtvalt. Oluline on mõista kogu Euroopa Liidu eelarve ja struktuurifondide juures, et Euroopa Liidu eelarve ei ole lihtsalt raha jagamine, vaid tegemist on väga selgelt poliitilise ja strateegilise tööriistaga. Nagu mainitud, siis on viimastel aastatel liikunud rõhk klassikaliselt põllumajanduselt rohkem sellistesse valdkondadesse nagu tehnoloogia, rohe- ja digipööre ja julgeolek. Kõik need peegeldavad ühiskonnas toimuvaid muutusi. Struktuuripoliitika puhul on võtmekohaks see, mida praktikas me näemegi artikkel 174 ehk pakkumispoole arendamine. See tähendab, et me ei toeta lihtsalt nõrgemaid piirkondi, vaid reaalselt vähendame arengu erinevusi läbi investeeringute. Raha läheb sinna, kus see tõstab majanduse võimekust, olgu selleks siis haridus, taristu või innovatsioon. Tegemist ei ole lühiajalise toega, vaid pikaajalise tootlikkuse kasvuga. Kui me räägime eurotoetustest ja eurotegudest, siis neid ei tohiks vaadata kui üksikuid projekte. Need on kõik osa palju suuremast pildist. Need kujundavad seda keskkonda, milline Eesti majandus näeb välja praegu ja hakkab välja nägema tulevikus. Ehk me tahame liikuda edasi teadmistepõhise majanduse suunas ja sellele uuele mudelile. Nii et küsimus ei ole niivõrd enam raha olemasolus, vaid selles, kui hästi me suudame seda kasutada. Ehk kas me suudame toetused päriselt reformidega ära teha või võib see mõju kusagile hajuda. Ja see, kui nutikalt me saame raha ära kasutada uuel perioodil, määrab ka selle, kas Eesti liigub oma edus edasi või jääme me samale tasemele. Ja nüüd, olles 40 minutit teile sellest rääkinud, on teil võimalus ka erinevaid küsimusi küsida minu käest, millele ma loodetavasti oskan vastata. Nii, esimene küsimus ma loen ette. Kuidas võivad geopoliitilised pinged, kliimapoliitika või tehnoloogiline areng muuta Euroopa Liidu raha kasutust järgmisel kümnendil?
Nagu ettekandes ma üritasin ka näidata, siis eelarves on juba prioriteedid muutunud. See, et meil on erinevad geopoliitilised pinged, tähendab seda, et raha suunatakse rohkem julgeolekusse, majanduse arendamisse ja ka sellesse, mida me nimetame siis säilenõtkuse suurendamiseks, ehk et me oleksime teistest riikidest ja teistest majandusest vähem sõltuvad. Kliimapoliitika juures on võib-olla natuke selline küsimärk, kuna kliimapoliitika on praegusel eelarveperioodil väga oluline teema, siis tundub, et mõtteviisi muutus hetkel tähendab seda, et kliimapoliitikale keskendutakse uuel perioodil vähem. Ja Euroopa Komisjon on ka praegu ellu viinud ja ellu viimas pakette, mis erinevad kliimapoliitika meetmeid nii-öelda natuke maha keeravad. Tehnoloogilise arengu suunas on pilt samuti natuke keeruline. Ma rääkisin teile Industrial Accelerator Actist, mille eesmärk on siis see, et Euroopa Liidus oleks võimalik, et ettevõtted toodavad ise tooteid, millest me muidu oleme sõltuvad. Aga tehnoloogia areng on niivõrd kiire ja paljuski on Euroopa Liit erinevates tehnoloogilises valdkondades kahjuks Ameerikast ja Hiinast maha jäänud. Ja me oleme natuke sellises järeljooksja rollis. Ja nüüd on küsimus, et kas me suurendame eelarvet nendes valdkondades Euroopa Liidu üleselt, aga käimas on ka debatt, mille sisuks on see, et mõned liikmesriigid, näiteks Prantsusmaa või Saksamaa, soovivad seda teha siseriiklikult ehk nii-öelda tekki natuke endale tõmmata, et oleks võimalik nende enda konkurentsipositsiooni parandada. Ja kuna need läbirääkimised siin on alles alanud ja see mustand on koostamisel, siis raske on öelda, kuhu need lähevad, aga ehk kõige kindlam oleks see, et raha suunatakse rohkem kaitsesse, selle erinevatesse valdkondadesse ja siis julgeoleku, selleks ka majandusliku julgeoleku suurendamiseks. Vaatan teist küsimust, kas on valdkondi, kus Eesti sõltuvus Euroopa rahast on liiga suur või vastupidi, kasutamata potentsiaal. Keeruline öelda, Eesti on tegelikult puhtalt erinevaid numbreid vaadates väga hea Euroopa Liidu rahade kasutaja ja me teeme seda küllaltki efektiivselt. Kui ka aeg-ajalt meediast kostub, et mingisugused fondid on justkui alakasutatud, siis tegelikult ei ole olukord sugugi niivõrd halb. Kas me oleme milleski väga sõltuvad, ma päris niimoodi ei ütleks. Ehk me saame võib-olla ainsana välja tuua võib-olla taristu ehituse, maanteed, võib-olla praegu ka raudtee arendamise. Me oleme sõltuvad põllumajanduses Euroopa Liidu rahast, mis tähendab seda, et meie põllumehed saavad hektaripõhist toetust, mis on jätkuvalt märkimisväärselt väiksem, kui on ta vanades Euroopa Liidu liikmesriikides. Kas meil on kasutamata potentsiaali? See on hea küsimus. Ma arvan, et alati saab asju paremini teha, mingit pidi efektiivsust, mõju ja tõhusust kasvatada, aga üldpilti vaadates, mis puudutab seda, kui on tehtud hindamisi, kuidas Euroopa Liidu rahasid on Eestis kasutatud, siis minu meelest on see potentsiaal meil küllaltki kõrge. Aga nagu mainitud, siis alati saab ilmselt natuke paremini teha. Kolmas küsimus on siis suunatud, millised riigid või huvirühmad mõjutavad kõige enam seda, kuhu raha suunatakse. No, siin saab ehk öelda, et paratamatult nendel liikmesriikidel, kes on mõjusamad, suuremad, võimsamad, kes ise rohkem raha sisse maksavad, et nendel on ehk ka rohkem mõjuvõimu suunata seda, kuhu me raha suuname, milleks seda kasutatakse. Aga siin on nüüd see, et me enda poliitikud ja ametnikud peavad olema väga heal diplomaatilisel tasemel ja Eesti seisukohtade eest Brüsselis võitlema sisuliselt. Et näiteid on meil lähiminevikust toodud küll,
kuidas meie poliitikud on kusagil Euroopa Nõukogus hääletanud mõne poliitikamuutuse poolt, aga siis aastaid hiljem on hakatud mõtlema, et võib-olla see ei ole meie parima eesmärgi saavutamise nimel, et oleks pidanud midagi teistmoodi tegema. Nii et eks suurematel liikmesriikidel on rohkem mõjuvõimu ka minu hinnangul. Huvirühmad, kui praegusel veel kehtival ja varsti lõppeval eelarveperioodil kindlasti erinevatel huvirühmadel, mis olid seotud kliimariisiga võitlemistel, oli väga suur roll, kuna see teema oli ühiskonnas üle Euroopaga väga oluline, siis natuke on selle olulisus ühiskonna seas langenud, kuna erinevad kriisid on sellelt tähelepanu ära tõmmanud, siis mulle tunne, et huvirühmad, kellel nüüd on rohkem mõjuvõimu, on ehk seotud võib-olla näiteks tööstusega. See, et meil Euroopas eksisteerivad ettevõtted ei teeks investeeringuid Euroopa Liidust välja, vaid suunaksid selle raha siin meil Euroopa majandusse. On ka küsimus, kas oskate välja tuua mõned Eesti edulugu Euroopa struktuurifondide toel saavutatust? Jah, minu hinnangul väga paljud asjad, kuhu on Euroopa Liit siia meil raha suunanud, me saame seda sisuliselt edulooks nimetada. Ma mainisin mõned korrad erinevaid suuri taristuprojekte, maanteehitusprojekte, aga väga oluline on ka tegelikult see, et Eesti on saanud suunata rohkem raha meil siin teadus-arendustegevusse. Et kui te tulete kõik loodetavasti Tartu Ülikooli õppima, siis erinevates õppehoonetes ja Tartu Ülikooliga seotud valdkondades te näete neid samu eurotoetuste märke, kui palju tegelikult on tehtud ära siin meil füüsilise keskkonna arendamiseks, aga ka selles, et mida ja kuidas me saame siin õpetada ja seeläbi meie edu kasvatada. Et kindlasti eduloona saab välja tuua see, et suunatud raha haridusse on minu meelest üks suurimaid edulugusid. Rohkem küsimusi esitatud ei ole praeguseks, siis tänan kõiki kuulamast, kaasa mõtlemast ja eks tulge siis kõik Tartu Ülikooli õppima. Aitäh teile!